Riik ja rahvas. Need kaks mõistet on vist igaühel selged, kes nende üle lähemalt järele ei mõtle ja et suurem hulk seda tõepoolest mitte ei tee, siis ongi nad päris selged. Selgeid mõisteid aga sõnadega seletama hakata tähendaks nende tumestamist, sest sõnades saadakse ikka väga lahkuminevalt aru. Nõnda võiks ilma pikema põhjenduseta öelda, riik on omakasule toetuv ühing. Kes seda õigeks ei pea, sel puudub veel selge riigi mõiste või teda on mõtlemine tumestanud. Ühel kui ka teisel korral võib nõu anda, muretse selgust, mitte aga mõtlemise kaudu. Rahva kui niisuguse kohta ütleme ehk pärastpoole midagi tabavat või kuigi me seda ei peaks tegema, siis poleks sellest ei rahval, riigil ega ka meil enestel suuremat hädaohtu karta. Sest öeldud või ütlemata sõna ei anna kellegile ega võta omakasu mõttes kellegilt midagi. Kui nüüd riigi aluseks on omakasu ja kui riik on ikka kuidagi seotud mõne rahvaga, siis ei peaks omakasu unustama ei ükski valitsus, ükski ametnik, riigialam või riigi kodanik ega ükski rahvaliige. Sest ainult nõnda võiks ülemuse ja alamuse vahel tekkida tõsine vastastikune arusaamine. Et aga, nagu eespool tähendatud sõnad mõisteid võivad tumestada, siis ei peaks kunagi omakasust rääkima. Iseäranis hoidku end selle eest need, kel on võim või keda on milleski usaldatud või kes ajavad ilma usalduseta riiklikke ja ühiskondlikke asju. Sündigu see siis heategeval või mõnel muul alusel. Rääkigem ikka rahvast, rahva kasust, rahva huvidest, rahva tulevikust, rahva käekäigu parandamisest ja nii edasi, sest meile enestele kui ka teistele meeldib see. Aga mõiskem rahva all ikka seisust, klassi, parteid, kihti, rühma, ringkonda, ametkonda või lihtsalt iseennast. Ja ainult neil korril ka oma sõpru ja lähemaid tuttavaid, kus omakasu teostamine seda nõuab. Nõnda talitab iga terve ja loomulik rahvaliige, kel on korralikult arenenud ühiskondlikud instinktid. Leidub aga ka ebaloomulikke rahvaliikmeid. Nemad, kes ei oska omakasu õieti teostada. Näiteks tabatud vargad, kelmid, röövlid, valerahategijad, liigkasuvõtjad ja nii edasi. Või neil on omakasust tume ja loomuvastane arusaamine. Nad peavad omakasuks sedagi, kui nad oma vaimlisi ja hingelisi huvisid võivad rahuldada. Ei ühtedel ega teistel taha leiduda lahedamat ruumi korralikus riigis. Neid kas trahvitakse, pannakse vangi, saadetakse sunnitööle, lastakse mahagi või puuakse risti. Jeesus. Sunnitakse kihvtikarikat tühjendama, Sokrates, ja põletatakse tuleriidal jumalatele meelepäraseks haisuks. Hus, Bruno. See kõik on vana ja pehkinud tõde, nagu eelmised nimed tõendavad. Sellepärast võiks ainult mööda minnes tähendada, et isegi ideeline Plato oma ideaalsest riigist kirjanikud ja kunstnikud mõelnud välja ajada ja mõtlejatele ainult siis ruumi anda, kui nad tahavad mõtelda nagu tema ise. Aadamal ja Eeval paradiisis puudus nähtavasti alles õige arusaamine omakasust ja loomulikult arenenud inimesest. Mõistete selgitamiseks saatiski Jehova nad vangitorni, mida hakati nimetama maailmaks. Ja siin algas raske töö ning väike palk, mis tekitasid omakasulised mõtted.
Kaini ajal pidi inimkond juba õige kaugele arenenud olema, sest kuidas muidu võis ta mõttele tulla oma venda malakaga maha lüüa. Jaakop aga talitab juba päris kultuuri inimesena, kui ta oma pimedat isa ja kohtlast venda korraga petab, omakasu otstarbel. Et aga selle kõrge kultuuri valitsemisel siiski ei jumalat, riiki ega rahvast ei leidunud, kes Jaakopi taoliste rohkem arenenud inimkonna liikmete vastu midagi tõsisemat ette oleksid võtnud, siis on päris loomulik öelda. Nimetatud kolmainus, see tähendab jumalat, riik ja rahvast, tunneb lähemat huvi ainult nende vastu, kel on omakasust õige ja loomupärane arusaamine. Siit seletub, miks ühtedele võimaldab pillamine, ka siiski veel, kui teistel juba sõna otseses mõttes nälg varaks. Ometi näeme ajuti juhtumisi, kus midagi vastupidist ja ebaloomulikku sünnib, nagu seisaks terve riik või rahvas loomuvastastest inimestest koos. See näitus avaldab nimelt neil korril, kus riik või rahvas kirjanikkude, kunstnikkude ja nii edasi ees püüab muretsema hakata, olgu ajutiste või alaliste ergutusrahade näol. Eksituse kõrvaldamiseks peaks aga siin asjale lähemale nihkuma ja sündmuste põhjani tungima, mis läbi enamasti ikka leiaksime, et oletus, nagu võiks mõni riik või rahvas, kui niisugune ebaloomulik olla. See tähendab, nagu võiks ta neid olevusi toetada, kel puudub omakasust õige arusaamine, on vormi ja sisus segamine. Missugune nähtus õigusteaduses ja kunstis üsna sagedasti kordub. Pole ju sugugi kindel, nagu võiks iga mõtleja, kirjanik või kunstnik ebaloomulikkude sekka kuuluda, kelle omakasust tume ja loomuvastane arusaamine. Otse selle vastu leidub väga loomulikke mõtlejaid, kirjanikke, kunstnikke, isegi ilmaparandajaid. Ja kuigi riigi või rahva abi mõnele ebaloomulikule oleks määratud, siis peab kõigepealt teadma, kas abisaaja veel elab, kui vana ta on, missuguses seisukorras on ta mõistuse poolest ja lõpuks, kas abi tõepoolest toetust tähendab või on tal sügavamad ja ulatavamad eesmärgid. Et meid õieti mõistetaks, selleks tuletame meelde. Riik annab ju ka kelmidele, varastele, valeraha tegijatele ja nii edasi vangimajade ülevalpidamise näol abi. Aga kas tähendab see abi nende ebaloomulikkude toetamist? Kes seda usub, see ei tunne riiki ega rahvaid. Nimetatud abi andmisel on puhas kasvatuslik eesmärk. Õpetada kinniistujaid omakasu seltskonna pärasemalt teostama, nii et neid enam kunagi seaduse rikkumises ei tabataks. Kui nüüd riik abi jagab ka neile, kes ebaloomulikult ainult vaimlistele huvidele anduvad, siis peab küll arvama, et selles sammus toetamise asemel mõni sügavam tuum peitub, nagu see varastele, kelmidele ja nii edasi abi andmiseski tundub. Abi andmisel on meere parandamise püüd. Riik ja rahvad teavad, et vaimlistele huvidele andujad on enamasti ikka väga tundlikud. Kui neile vastutulelik ollakse, siis muutuvad ka nemad vastutulelikuks. Abi andmisel loodetakse, et kunstnik hakkab töid looma, mida needki võivad maitsta, kes kunsti ei armasta. Et kirjanik hakkab raamatuid tootma, mida needki loevad, kes ajaleheski ainult kuritöid ja kuulutusi uurivad, et mõtleja õpib mõtteid avaldama, millest arusaamine mõtlemist ei nõua. Ja et ilmaparandaja tõttab parandama ainult tabatud vargaid ja hakkab armuõpetust kuulutama kirjanikele, keda ei loeta, kunstlikele, keda ei armastata, mõtlejaile, keda ei mõisteta. Ütlesime, riik on ühing, aga ühingul on üsna täbar ilma liikmeteta läbi ajada. Sellepärast peab iga riik valvama, et tema alamad või kodanikud laiali ei jookseks. Nõnda oleksid riigipiirid loomuliku tarvidusega põhjendatud,
See tarvidus tundub iseäranis väikseis riigeis, kus piirid nii kergesti kätte saadavad. Siit seletubki, miks just väiksed riigid oma piiride pärast iseäranis muret tunnevad, aga siit leiab ka seletuse nähtus, miks kõik riigid aina piiride laiendamise peale mõtlevad. Mälestagem tsaari aegist või vaadelgem praegust enamlist Venemaad. Aina piiride laiendamise sõjad selleks, et kodanikkude väljapääsmist riigipiirest raskendada. Ühing võiks ju oma liikmete laiali jooksmist kas sellega takistada, et igale liikmele ühingus viibimine kasulikuks tehakse. Aga kui kõik kasu saaksid, kes peaks siis kahjud kandma? Jääb ainuke võimalus. Kahjud teiste omasuguste, see tähendab teiste ühingute kaela veeretada, see tähendab sõda. Sõjas kasu saada võivad aga harilikult ikka ainult suured riigid, ükskõik kas nad ise kaasa sõdivad või ei, kuna väikestele aina kahjud rüppe langevad. Nõnda on jumalate riikide ja rahvaste loomulik tahtmine. Järgnevalt on romantiline utoopia uskuda, nagu võidaks väikses riigis viibimist kõigile kodanikudele või rahvaliikmetele kasulikuks teha. Riiklises mõttes pole see tarvilikki, nagu seda kõigi riikide ajalood tõendavad. Sagedasti palju tähtsam kui tegelik kasu saamine on usk kasu saamisesse, sest muidu ei oskaks nii paljude mineviku ja oleviku taeva ja maaliitude eluvõimu seletada. Rahvas nõuab usku. Hoopis teine lugu on nende üksikutega, kelle hooleks usaldatud riiklikude ja ühiskondlikute asjade ajamine, kus tuleb kokku puutuda mitmesuguste ollustega. Mida võib süüa, juua, suitsetada, tagavaraks koguda, tuttavatele edasi toimetada või lihtsalt sulaks ja krabisevaks ümber valada. Siin ei aita tühipaljas usk enam midagi, sest siin tõusevad loomulikud himud, mis õõguvad maisest õhust ja mis kallutavad ka kainema iseloomu, on ju himude vastu võitlemises ainsaks kindlaks abinõuks himudele hallaheitmine. Et me aga loodusteaduse õitse ajal elame, kus kõik loomulik poolehoidmist kipub leidma, olgu see loomulik raha, siid, kalliskivi, lõhnaõli, näovärv, viin, koht, tee, riis, tubakas, isegi leib ja suhkur, siis peaks riik selle eest muretsema, et ametnik, kelle amet ehoipsu teatud loomulikud himud tekitab, neid himusid ka loomulikult võiks rahuldada. Peale kasvatuspalelusliku eesmärgi saavutamise toob loomulikkude himude loomulik rahuldamine ka valitsuse aluse kindlustamise kaasa. Sest kui ametnik ametis oma instinktidele loomulikult võib anduda, siis saab temast peagi kõige kindlam valitsuse poolehoidja. Tarvilik oleks ainult, et niisugused poolehoidjaid võimalikult palju oleks ja et nad oma loomulikkude himude rahuldamise mõttes ministris kuni uksehoidjani nii või teisiti end seotuna tunneksid. Nõnda võiks valitsus päris julgelt tulevikku vaadata, kuigi seal kohiseks üleüldine veeuputus. Siit järgneb loomulik näpunäide igale valitsusele. Ära pane ühtegi inimest vähegi vastutavamale kohale, kui tal on omakasust tume või loomuvastane arusaamine. Sest ebausaldusvääriline riiklikes mõttes on iga inimene, kes midagi tahab teha, ilma et ta omakasu õieti silmas peaks. Niisugusel ebaloomulikkude instinktidega inimesel on päris ükskõik, missugune valitsus pukil püsib, sest omakasuta tööd leidub ju igasuguse riiklise või ühiskondliku korra maksvusel. Leidub aga inimene, kellest märgata võib, et ta ametivõimu kasuliselt püüab tarvitada, olgu see inimene mees või naine, miilitsamees või varustusvalitseja, siis võib teda riiklikes mõttes ilma pikema jututa usaldada. Peaks aga veel selguma, et sel inimesel on tõsised demokraatlised põhjusmõtted,
sest ta armastab ise ja laseb ka oma ametivendi elada, siis on see otse riikline varandus, sest ei ole ju riiklise aparaadi kindlustuseks miski nii tähtis kui just demokraatlisel alusel loomulikkude instinktide loomulik rahuldamine. Kui nüüd valitsusel korda on läinud loomulikult rahuldatud loomulikkude instinktidega ametnikkude kontingenti soetada, siis on üks raskematest riiklikest põhiküsimustest lahendatud. Sest on ju arusaadav, et loomulik ametnikkude hulk iseeneseski selle eest hoolitseb, et tema ja laiemate, energilisemate kihtide, nagu hangeldajate, sahkerdajate, kõiksugu kotimeeste, sisse- ja väljaveo lubade saajate ning igal erialal lõiduvate pügajate vahel otstarbekohane kontakt jalule seatakse. Nõnda koondub valitsuse ümber päratu hulk tõsiseid, loomulikke, elujõulisi ja poolehoidjaid, mis läbi ta isegi veel siis võib jalul seista, kui tal juba puuduvad igasugused jalad ja ka jalgealune. Leiduvad isikud, kes suud täis võttes igal parajal juhtumisel kinnitavad. Rahvas ei usalda valitsust, kuid sõnadest ei pea keegi end heidutada laskma. Millal on mõni rahvas mõnda valitsust usaldanud? Tegid venelased seda tsaari ajal või teevad nad seda nüüd? Eks arva iga teine inimene, et iga võimumees on ostetav ja müüdav. Et iga ametnik mõtleb ainult oma kõhu ja tasku täitmise peale. Ja et kroonukoti soputajad aina rikastuvad ja rikastuvad. Et toitlus ja varustus kipub tähendama ainult üksikute liigtoitmist ja varastamist. Et ühiskondlikes ettevõtetes, millele anduvad ikka paremad ja õrnemad ollused, valitseb harilikult logemus ja korralagedus, kus vana Juudas isegi võib meele heita. Aga mis on sest lugu, kel on sest häda? Kas valitsusel, mõnel ametnikul või ühiskondlikul tegelasel, või millal on mõni valitsus selle peale tõsisemalt rõhku pannud? Ehk milleks seda? On rahvas kunagi ühtegi valitsust toetanud? Mis on rahvas? Paljassõnaline ettekääne juristidele ja poliitikameestele, iseäranis taeva ja maaliitlastele. Rahvast ei olegi, vähemalt ei saa seda meelte abil tabada, mõisteliselt reaalseks teha. On talupojad, keda võib peksta kui palju tahad, kes aga ikkagi tolmavad nagu jahukott, on töölised, on ametnikud, on kaupmehed, on kirjanikud ja kunstnikud. On kõiksugu inimesed, on lõpuks inimeste hulk. Aga hulk on meeletu, hulk on tujukas. Hulka ei või usaldada, tema peale ei või toetada, teda võib ainult valitseda, tema kulule elada. Nagu ajalugu tõendab, võib usaldada ainult seisusklassi, rühma, kildkonda. Sellepärast räägitakse ikka seisuse, klassi, kildkonna ja onupoja poliitikast ja sellepärast ongi nii mõistetav, miks iga valitsus rahva vastu loomulikult kurdiks jääb ja ainult üksikute ohkeid tähele paneb. Rahvas nõuab usku, nagu juba tähendatud, ja usklikud armastavad ohata. Usu eest peakski iga valitsus kui kallima varanduse eest hoolitsema. Aga hoidku Jumal, et rahva usk täitmist ei leiaks, sest mis väärtus oleks rahva silmis veel mõnel maa- või taevaliidul, kes ühel ilusal päeval maa või taeva igapäevaseks elutarviduseks välja jagab. Väljajagamine hävitaks ju usu maa ja taeva sisse. Aga imestama ei pea kõige selle üle mitte. Iseäranis, kui jumalatest, riigist ja rahvast õige arusaamine võimaldab loomuliku leplikkuse ühiskondliku elu sagedasti otse katastroofiliste eriavalduste vastu. Anton Hansen Tammsaare aastal 1919.